Tutvustan teile ühte veebipõhist tasuta keskkonda, mis asub aadressil softschools.com ja sellega saab moodustada ajatelgi. Nimega on ta Timeline Maker ja järgnevalt vaatame, kuidas siis selle abil ajatelje loomine käib. Nii nagu kuvatavalt ekraanipildilt näete, tuleks siis kõigepealt valida sündmuste arv, sisestada iga sündmuse kuupäev ja kirjeldus. Vajutame Start nupu peale. Esmalt siis ajatelje pealkiri. Seejärel ma valin, mitu sündmust siin kuvatakse, antud juhul siis 3. Milline on siis kirjastiil, valin siit kursiiva. Kuupäeva suuruseks 12 sobib ja sündmuse kirjeldamiseks valin ma ka natuke suurema variandi 11. Kõigepealt siis sündmuse kuupäev. Esimene koolipäev, siis järgmine võiks olla nii, siin tuli mul koma vahele. Nii, ja kui mul on kõik sündmused sisestatud, tuleks vajutada nupule Generate Timeline ja koheselt kuvatakse ka ajatelg. Ja sündmused on järjestatud nii, et esimene sündmus üleval, teine sündmus all, 3. üleval ja nii ta läheb edasi kuni siis terve selle sündmuste lõikes. Ma saan seda muuta, siin on valik Landscape, selle ees linnukese võib ka ära võtta. Ajatelje saan välja printida. Ja muid võimalusi siin jagamiseks on ka veel siis veebiaadressi lisamine. Aga see veebiaadress toob siis ajatelje loomise leheküljele, mitte minu konkreetsele ajateljele. Nii et selle konkreetse ajatelje saan ma siiski välja printida ainult. Minul on praegu PDF-i loomine ja PDF-i puhul mina kasutan siis Qt PDF-i ja ma printin selle lihtsalt välja ja see ajatelg on mul olemas.